Siis selles videos vaatame, kuidas siis ruumi sisevaateid saada, et neid on siis tavalise suumimise orbitiga natuke keeruline saada, aga õnneks on siis olemas sellised asjad nagu kaamerad. Et ma võtan siis pealt vaate ja üldiselt mul meeldib asju teha 2D wireframe'is, et siin peab midagi teha. Ja visualiseerimise riboni peal on siis kaamera aken ja siin on create kaamera selline koht. Ja saab siis panna kaamera, ma võin igasse nurka panna kaamera, et need ei ole. Alguses ma üldiselt ei pane neid asju, mida ta siin pakub, et neid on lihtsam pärast propertistes panna. Et võib panna jah igasse nurka kaamera. Ja näete, need kaamerad tulevad siia vaadete loetellu. Nii, paneme siis siia nurka kaamera. Ja ma panen ühe kaamera veel eriti kelmikasse kohta vaatama siis läbi selle peegli ruumi. Nii, ja nüüd ma võin need kaamerad korraga valida ja panna neile siis kõigile, kaamera kõrgus 1524 on väga hea. Vaatekõrgus, võiks olla kuskil mingi 1000 meetri kõrgusel, ütleme. Ja kuna on tegemist siseruumiga, siis võib neil olla paras kalasilma objektiiv, et vaateväli oleks avaram. Nii, ja vaatame siis mõnda kaamera vaadet. Nii, selline kaamera vaade. Huvitav, et mul see peeglil näitab puitu, kas mul see peeglimaterjal on peal kaduma läinud. No seda ei saa muidu teada, kui peab siis tegema. Ka võib-olla, jah. Et teeme siis, paneme laega peale. Katsume selle 3D rotate'iga teistpidi keerata, vaatame, mis seal siis on. No, tundub, et võib-olla et oligi teema selles, jah. Ma natukene seinast veel välja ka. Nii. Okei, nüüd on peegel nagu väga hea, vaatame selle vaadet, see on siis viimane kaamera, see on kaamera 5. Realistik, nii kaua kui ta ei peegelda, nii kaua ei näe siit midagi, kui ma nüüd teen siit väikese renderi sellest, vaatame, kas renderdatud pildi peal on midagi huvitavamat näha. Muidugi ma nüüd kiirustasin, tegelikult ma ei tahtnud selles videos veel renderdamiseni jõuda. No nii, juba läheb asi põnevamaks. Nii, siin on juba näha valgussõõr, neerukujuline laud, vineer, aken, täitsa kunstpilt. See võtab siin muidugi ilma asjalt aega, ma ei hakka selle peale aega praegu raiskama. Et selle video mõte oli siis see, et saab kaamerad paika asetada ja kaameravaated. Ja siis kaameravaatetest saab teha siis renderdatud pildi ehk siis fotorealistliku pildi. Praegu ma ei muutnud seal neid renderdamise settinguid, et praegu siis on ta sellise meediumi kvaliteediga. Siit on näha, et saaks minna veel tunduvalt kvaliteetsemaks, et maksimum on siin üle öö ehk siis 12-tunnine kvaliteet. Ja saab muuta ka siis seda suurust, et praegult on siis 800 × 600, aga siin võib siis minna A3 peale näiteks
näiteks 300 tippi A3 peale on päris mitu ja siin tollides on isegi veel rohkem täppe, siis